Itaallased on läbi aegade teinud väga kaunist disaini, ehk siis kõik ilusad asjad tulevad alati Itaaliast. See siin on 5. põlvkonna Maserati Quattroporte. Tal on äge Itaalia disain. Tal on Ferrari päritolu 4,2 liitrine V8. Ühtse muidugi siis hea Itaalia elektroonika ja töökindlus. Ta on ilus, äge, probleemne ja tüütu, ehk siis täpselt selline auto, mida mina endale oma kollektsiooni tahaksin. Üheksakümnendatel kuulus Maserati Fiati kontserni alla. 1997. aastal müüs aga Fiat 50% aktsiatest Ferrarile ja aastal 1999 sai Ferrari Maserati üle täieliku kontrolli, ehk siis oma igivana rivaal oli üles ostetud. Ja Ferrari otsustas, et teeb Maseratist enda luksusbrändi. See auto ongi põhimõtteliselt konstrueeritud Ferrari poolt. Ta on disainitud Pininfarina stuudios, ehk siis need ilusad jooned on kõik Ferrari stuudio jooned. Ja siin kapoti all see mootor, see pärineb ühtlasi Ferrari tehasest. 5. põlvkonna Quattroportet esitati aastal 2003 ja samal aastal läks ta ka tootmisse. Siin oli valikus 15 erinevat värvitooni algselt. Varustuspakette oligi ainult üks, ehk siis Quattroporte. 10 erinevat tooni nahka said sisse kontrastsete õmblustega ja 3 erinevat sorti puitdekoori. Kuid muidugi loomulikult kõige põnevam osa on ikkagi siin kapoti all. Seda V8 peab lihtsalt lähemalt vaatama. Siin kapoti all on Ferrari ja Maserati ühiselt välja töötatud 4,2 liitrine V8, millel siis on kuivkarter ja ta on vabalt hingav mootor. Kilovatt on 295, mis hobujõududest teeb siis 400 hobujõudu ja pöördemomenti on 451 newtonit. See auto tuli algselt välja koos 6-käigulise Ferrari poolt valmistatud robotiseeritud käigukastiga, mida nad firma sees nimetasid F1 ja siin auto peal pandi selle nimeks vahva siuke nimetus nagu Duo Select. See on üks õudsemaid käigukaste, mille ma kunagi sõitnud olen, kui ta on automaatrežiimi peal. See V8 kiirendas Quattroporte 0-100 5,2 sekundiga ja kiirus sai otsa 275 km/h juures. See oli omal ajal väga kiire auto. See samane mootor oli kasutusel ka Ferrari F430 peal, California peal ja hiljem ka modifitseeritud kujul 458 Itaalia peal. Ja ühtse kasutas ka Alfa Romeo 8C, täpselt seda sama agregaati. 2005 aastal Frankfurdi autonäitusel lisandus 2 uut varustuspaketti. Executive GT ehk siis oli natukese edevamaks, sees tehtud mugavamaks, istmed olid ventileeritud mäludega, taha said ilusti need lauakesed seljatuged sisse. Ja siis tuli juurde ka Sport GT. Selle vedrustus oli siis jäigemaks timmitud ja käiguvahetus veidi kiiremaks sätitud. Kuid aastal 2007 Detroiti autonäitusel esitleti selle auto peale esmakordselt 6-käigulist ZF automaatkästi. See oli siis selline standardne automaatkäigukast, nagu neil päriselt varasemalt olid. Ehk siis see korralik käiguvalis tekkis sinna keskkonsooli, aga et see käigukast ära mahutada, siis tuli auto päris ulatuslikult ringi ehitada. Selle ZF kastiga nimetati auto ümber Quattroporte automaatikaks. Ühtlasi kaotas ta natuke kiirendusvõimes. Varasema 5,2 sekundi asemel oli see kiirendusaeg nüüd 5,6 sekundit ja tippkiirus kukkus 275 pealt 270 peale. Aastal 2008 läbis Quattroporte põgusa facelifti. Selleks ajaks oli ta tagasi Fiati omanduses. Muutusid pisut iluvõred, stanged nii ees kui taga. Siia sisse tekkisid piiksenoonid ja ühtlasi said aga endale LED-suunatuled. Sisemuses muudeti muidugi multimeediasüsteemi ja navigatsioonisüsteemi ja pisut ka materjale vahetus. Aga põhiline oli see, et Fiat otsustas, et see Duo Select käigukast on ikkagi ajale niivõrd hambu jäänud ja see kadus valikust ära ning autosse jäigi ainult 6-käiguline ZF automaat. Peale facelifti versioonide valikuks tavaline Quattroporte, Quattroporte S ja Quattroporte Sport GTS. Viimasel kahel oli juba 4,7 liitrine V8 ehk see samane mudelipõlvkond oli natuke töömahult suuremaks tõstetud ja ühtse ka kilovatti juurde saanud. Aga kuna see ilm läks nüüd nii kehvaks, mina siin õues enam olla ei taha, nii et lähme parem vaatame, kuidas selle autoga sõita on.
see Ferrari mootor siin vahel muidugi on üliäge asi ja see teebki sellest autost selle auto, mis ta on. Kui algselt oli siin autos see Duo Select käigukast, siis selle autoga ma olen kunagi isegi mingil põhjusel nädal aega sõitnud ja see oli kõige kohutavam käigukast üldse, mida ma kunagi elus kogenud olen, sest et kiirenduse peal, kui ta oli automaatrežiimis, siis ta mõtles pisut aega, kaotas hoogu ja siis küttis edasi. Aga kui sõitsid labadega, siis see oli fantastiline. Nii et ütleme, täna paljud fännid pigem eelistavadki seda Duo Selecti just sellepärast, et selle labaduse vahetus oli palju teravam, palju kuidagi kiirem ja see kogu auto olemus oli jaburam. Miks see Duo Select veel huvitav oli? Nimelt käigukast asetses tagatifli juures, mitte mootori küljes nagu enamasti. Ja see oli eelkõige sellepärast, et kaalujaotus saada ideaalseks. Ferraril on enda nägemus majasisene, et õige kaalujaotus peaks olema mitte 50-50, vaid 47-53. Siis auto juhitavus ja käitumine on parem, et siis ta on natuke see, ütleme, ülejuhitavam. Ja teine väike nüanss on see, et siin mootor paikneb esiteljest pigem tagapool. Ja tänu sellele on ka kogu auto juhitus ja kaalujaotus jällegi oluliselt märgatavalt parem. Kui võtta näiteks Audi, siis Audil on jälle mootor esiteljest eespool ja sellepärast, et Audid ei keeragi ja ongi sellised alajuhitavad. Kõikidel versioonidel muidugi tuli tehasest juba adaptiivne vedrustus ja Maserati nimetas seda peene nimega Skyhook. Ja et kogu see jõud maha saaks, siis on taga piiratud libimisega diferentsiaal, sest muud moodi ei saaks ilmselgelt seda 295 kilovatti sinna taha ratastesse panna, nii et autoga tee peale jääks. Nii et selle auto juhitus on päriselt väga hea. Ma olen üllatunud natukene, arvestades kui vana see auto on, siis endiselt ta käitumine on super. See mootor on äge. Muidugi ta on sõitääge just siis, kui sa vahetad ise labadest käike, sest et automaatrežiimis on ta lihtsalt automaatkastiga Ferrari mootoriga auto. Aga kui labadest alla lappida siis ja peale kütta, siis see urin, mis sealt kapoti alt tuleb, see on lihtsalt niivõrd lummav. Need autos ei toodetud kuigi palju. Euroopasse müüdi pisut üle 7500 auto, kogu tootmisarv jäi üle 25 000 ja nendest siis Duo Selectiga ehk siis imeliku käigukastiga eksemplare oli pisut üle 10 000. Nii et umbes 25 000 autot ja hinnad pole neil täna nii rajud midagi enam, et saab juba alates 10 000 eurost. 10 000 eurost saad Ferrari mootoriga auto, mis on, ma ei tea, minu meelest nagu fantastiline diil. Aga ütleme korralikumad on siis 15 000 kuni 20 000 ja 20 000 eest võiks saada ikkagi väga korraliku eksemplari. Pidamiskulud loomulikult ikkagi üks luksusauto ja Ferrari klassi, näiteks sellesama see Duo Selecti sidur kestab umbes 30 000 kilomeetrit ja siis tuleb seda vahetada. Ja vahetus koos tööga on alates 5000 eurot, nii et odavat siin ei ole väga midagi ja B-varuosi ei leia. Aga ütleme hobiautoks, minust üliäge asi. Ma esimest korda nägin seda autot filmis, üks prantsuse film oli eestikeelse tõlkega 1+1 ja selle avakaadrites oli täpselt musta värvi Maserati Quattroporte. Ja kui ma seda häält kuulsin ja seda visuaali nägin, siis põhimõtteliselt ma olin armunud. Nii et Quattroporte on üks selline auto, mida mina päris kindlasti tahaksin ka enda kollektsiooni. Kuule, kuidas see mootor nurrub.